Tervist! Minu nimi on Andres. Mina tegelen sellise vahva alaga nagu ärianalüüs. Maageli võiks selle kohta öelda, et see on tegevus andmaks nähtustele ja sündmustele tähendusi, leidmaks nende vahel seoseid ja tekitada arusaame. Kui meil arusaamine on tekkinud, siis reeglina me jagame seda arusaamist ka teistega. Heas mõttes anname teistele aru ja selle jaoks tihtilugu me kasutame aruandeid. Võiks öelda, et just aruanded on need, kes tõid mul selle ärianalüüsi valdkonna juurde. Rohkem kui 10 aastat tagasi ma tegelesin majandustarkvara juurutamisega ja hiljem küsides juhtide käest, et kas nad on rahul oma uue majandustarkvaraga, ütlesid nad, et jah, nad saavad igas sekund teada, kes ja mis ostis, kuid selle kohta, miks nad ostsid ja kas nad ostavad neid kaupu ka tulevikus, selle kohta informatsiooni nappis. Olles nüüd rohkem kui 10 aastat tegelenud selle valdkonnaga erinevates ettevõtetes, nagu näiteks Kalev, Saku Õlletehas, Soranen, Prikke, Amser, VTK ja teistes võiks öelda, et see valem, kuidas selliseid arusaamisi luua, on suhteliselt lihtne. Selle jaoks on vaja meil veidikene andmeid, näpu otsatäis metoodikaid, häid tööriistu ja koolitada inimesi lugema seda informatsiooni, mida need tööriistad visuaalselt pakuvad. Ma usun, et üks meie põhiõigustest on saada õigel ajal, õige formaadis ja õige sisuga informatsiooni. Kas ei ole mitte nii, et mõnikord me teenime ise andmeid, ostes neile uusi servereid ja arhiveerides neid? Võib-olla peaks andmed rohkem meid teenima. Tule, rändame koos sinu ettevõtte andmetes ja otsime uusi arusaamasi.